Ma niidan nüüd selliste masinatega. Pealt näha on nad kõik ühesugused. Ja niimoodi võib öelda, mis töötavad. Kui masin teeb häält juba, tera liigub, järelikult masin niidab. 90% niitmisest, ühesõnaga ei niida, mul masin ei niida. Asi on ainult terades. Kui masin töötab, järelikult ta peab niitma. Ja masinad on sellised. Ja nüüd vead, mis inimestel on, et mu masin läheb soojaks käes. Ja masin võib minna nii soojaks käes lõpuks, et sa ei saa seda enam käes ka hoida. Kuumeneb niivõrd üle. Nii, ja esimene on 3 viga. Esimene viga, mis on, kui masinad kuumaks lähevad, õhupuhasti on must või ummne. See on kõige esimene asi, mis tuleb kohe vaata siis ka. Võtad õhupuhast ära, pesed puht. Nagu filter on. Ja see on filter ka. Ja see läheb rasva täis. See läheb, see heinasodi ja assi ja ta on ju vastu lammast kogu aeg. Nii, ummistab ära ja ta ei saa enam õhku ja ei jahuti ja ongi kõik. See on kõige elementaarsem viga. Nii, teine viga on reduktoris, nagu seal oli praegust näha, reduktor on kuiv. Ühesõnaga tuleb, nüüd kõik oleneb sellest, palju teil on lambad. Näiteks on, kui on seal 10 lammast, iga aasta niidate ära 10 lammast, siis seda reduktorit siit otsast ära võtta, ma pakuks iga 5 aasta pärast. 5 aasta jooksul ka. Ma võtan muidu tihedamini ära, võtad ära, paned kenasti määrd jälle sisse, jälle kokku. Need hammasrattad, mis siin on 2 tükki, teineteise vastus käivad, need peavad olema määrded koos. Nii, ja 3. asi, mis on selle peale keeramine. Et ta niidaks. Terade kokku surumine. Jah, terade kokku surumiseks. Ja terad lähevad lõpuks niivõrd kuumaks. Kus aru saad, millal see õige moment on? Ja seda ei saa mitte keegi aru. Kõik küsivad, palju ma võin keerata. See on kõik tundasi. Paned lamba vastu ja tunned ära. Jah, nii, ühesõnaga, niitmine käib niimoodi. Võtad masina, paned tera ette. Terased ette oskate panna kõik. Või kes üldse ise niitvad? Tõske käed. Nii. Ise niitsin. Taavi pole kätt tõstnud. Pole või? Nüüd siin on tera. Ja on ju, kui on, seda on juba nii palju teritatud, siin pole enam suurt näha. On ju see esimene, need otsad ei ole ju teravad. On ju, tõmbid ju. Niimoodi ei ole terav. Et ei lähe naha sisse. Nii lihtsalt. See pole selle, hea küll, olgu. Nii, ja nüüd tuleb, see tera tuleb ette panna, et ta siin niimoodi on. Sellest teritamise kohast, on ju, kus on nüüd teritamiskoht, hakkab ütlema selle koha pealt, on ju. See ots peab olema 2-3 millimeetrit allapool. Sellest teritamise kohast, mitte sellest otsast. Kus on teritamise koht? Kui sa vastu valget vaatad, siis näevad, siin on valge ribda jookseb otsas umbes 3-4 millimeetrit. 2-3 millimeetrit. Mismoodi sa nüüd seda teritad? Sellest räägime ka. Nii, saite nüüd sellest aru. Ühesõnaga, üks inimene tuli, ostis omal täitsa tuttuus masin, on ju. Tuleb minu juurde, näidake, mu masin ei niida. Kõik uus tera kõik tehase asi ka. Mis jutt see on, et ei niida. Ja siis ta vaesek oli pannud kõik oma uue teraga ja niimoodi tuleb juurde. Annab panna ka nõnda? Miks panna? Kõik annab. Ta võib-olla annab ülejäägid panna ka. Nii, ja siis ta ei niida. Ühesõnaga, tera ei saa minna ju villa sisse siis. Siis hakkab ju, need hakkavad juba segama. Ta peab minema villa sisse. Selline asi. Nii, ja nagu ma räägin, kõige suurem niitmise asi on siis terad ka. Ja nüüd on terade teritamine. Inimesed teritavad kodus terasid. Ma olen kõigile ütlen, ma ei keela mitte ühelt kodus teritamist on ju. Aga 90% rikud kodus oma teritamisega terateraga. Siis see tera lõpuks jõuab minu kätte. Mul on ühesõnaga kodus olemas spetsiaalne kohe selleks mõeldud firma oma, Einekiri oma terade terituspink. Aga muidu sellist asja pole nüüd, mõtet nüüd tõesti mitte igal ühel osta. Et see on küllaltki kallis masin on seega. Ainuk asi, et selle masina võib teha
peagi mees teeb lihtsalt selle järgi. Aga nüüd ise saad ostma hakata, seal paisal pole mõtet. Ja selle kodus teritamisega on nüüd see asi, teie teritate ära need ääred, nagu öeldes rohkem. Kõik asi, mis seda siis hõõrute, paraku need otsad te võtate rohkem. Jah, ikka ümmargus, nagu ümmarguseks läheb lõpuks asi. Näiteks kui teral läheb tera või see pii või see kamm läheb kõvereks, on ju. Ütleme, läheb kõvereks, katted ei ole veel, on ju. Mitte kunagi ärge võtke tangisid ja hakata nüüd seda õigeks väänama. Te väänete kohe selle puruks. Kui on kõver, las olla kõver, nii ta täpselt samamoodi nii kui sirge. Mitte vaid juhtu, aga mitte mingil juhul hakata neid piisid kõvereks võtata. Aga jah, terased tuleb hoida. Ja nüüd, teie, ütleme seal 20 lammast või 20-30 lammast on ju teil niite. Tee nüüd, niidate oma lambad ära. Mis te teraga teete siis? Mis te arvate? Niimoodi jätad, nagu sul on. Nüüd ma näitan enda terased, mis mul on. Näete, minu terad, mis seisvad. Nad on nürid nüüd. Ei puhast üldse ära, jah, niimoodi jäävad seisvad. Mis teie teete? Peseme ära kohe korralikult. Ei viitsi või pesta. Nii, vot nüüd selles ongi asi. Minul need jäävad niimoodi seisvad. Minul need seisvad, olen mul terad. Ma räägin, ütleme, et seda siis 2-3, ütleme kõige rohkem 6 aega. Olen, kui palju ma niidan, kui on. Nii, ma võtan need ära, pesen puhtaks, teritan ära. Teie niidate, teil seisvad need terad 11 kuud. Te võtate need 11 kuu pärast oma arvus sellised terad. Teil on need umpsud roostes. Ühesõnaga on teatud aeg, ma ei tea, millal nad lähevad rooste, aga ühesõnaga nüüd teie, kui te olete nüüd ära niitanud, on ju, pesete puhtaks, panete õli sisse paksult, ma ei tea, võtid kokku või. Et mitte mingil juhul ei jäta pestud tera seisme, siis on ta teil 2 päeva pärast juba roostes. Nii masina õlitamine. Nii, mõni ütleb, et kui tihti peab õlitama. Kui tihti peab õlitama, mina õlitan iga lamba tagant. Mõni ütleb, et ei ole mõtet, 2-3 lamba tagant aitab küll ka. Aga õlitame kurjed ei tee kunagi. Ja paned õli siis siia ja siia ma panen. See oleneb nüüd masinast, need kohti on erinevad, kus on need õlitusaugud. Millega sa paned siin? Nii, mina kasutan, on olemas spetsiaalsed õlid on olemas isegi, et mina ei ole kunagi kasutanud. Mina kasutan saegeti õli. See kleepub kenasti selline õliga. Mina kasutan saegeti õli. Hüdrooli võib-olla aitaks ka. Pesed puhtaks võib-olla. Nii, ja nüüd niitma, vaata, mõni ütleb, et oi, ma ei saa niita, et tera on nii saastane. See tera praeges on täiesti terav, ta niidab väga hästi. Ei loe see, mis on siin all. Peale niitmist ta kuivab kohe ära ja siis on ta kivikõva. Nii, nüüd, kui sa ei taha sellise masiniga niite, siis võid kasutada niidu ajal veerivett või õli. Kõige parem veel, kui see on soe sul niidu ajal. Niidad, masin käib ja pistad selle masina korraks veeriveesesse või õlisesse ja paned masin käime. 5 sekundit võtad masina välja, ta on täiesti puhas. Ta lööb automaatselt kohe puhtaks. Aga selle asjal ei ole mõtet, sellepärast, et võtad selle puhta masina, õlitad ära, hakata niitma. 2-3 lüket ja kohe hakkab uuesti alla korjama. Nõnda, ei ole mõtet sellele, et sa nüüd iga lammast hakkad täiesti puhta teraga niitma. Selle asjal ei ole. Ta hakkab ikka alla korjama. No mina nüüd küsin, et osa terad on sirged, aga siin on nagu, et mis on nagu nende vahe? See vahe on see, et sellega jõuab rohkem. Nobedam. Jah, nobedam. Ja siin on nüüd üks näide. On läinud see äärmeni juba ära. Aga sellega saab niitu? Ja ära ei tasu visata. Ühesõnaga, halb on siis, kui on keskelt ära. Ja vaada, siis sa lükkad ära, ta mõlemalt poolt niidab ära, keskel jätab suure niitmatu kohaga. Siis pead jälle üle laskma või niimoodi ka. Aga kui on äärest, siis pole midagi. Nii, ja masin, tera, ei karda sitte, ei karda sõnnikut, ei karda einas sodi. Muidu natuke on kindlasti, ta rohkem nürib, on. Aga ta kardab liiva. Liiva kardab tera. See sõnnik... Valus kihis nahavastus liiva pole tavaliselt. Ma räägin, mõni jälle küsib, et palju saab ühe teraga niite. Mina olen niitanud
poolest lambast üle 300. Ühe teritamisega. Nii, ja see oli muidu poeteritus ka, et uue masin, või see masin poeteritus ka. Vot nii teravaks ei saa, mitte kunagi enam teraga, kui ta sealt tuleb ka. Nii, ja poolt lammast niitsen niimoodi, täitsa tuttu teraga, et üks kahest kas paned lapse liivaauku tera või lambe selge. Täpselt üks. Umbselt liive täis. Liiva lammas? Ei, lambad lama võid ju vaata, kui lammas hakkab magama panema, ta ennem jalad kraabib. Ma arvan, et kui terale anda viimane lihv, nii nagu, ütleme, hüdropumpasid lihvid, ütleme, selle pasta ja siis sileda metalli peal, eks ju. Ma olen nende pumpadega jamad küll, et siis võib-olla tõesti saab selle päris teravaks. Aga see oleneb nüüd lammastest, et see, kui ma nüüd niitsen seda üle 300 sain, see oleneb nüüd lammastest ka, et sul võib olla see ka see tõesti nii terav. Aga kui on ikka lambad, seal oli igasugust asja villet sees, et nüri pere. Vead niitmise ajal, et te kardate niita. See on kõige suurem viga. Te ei julge seda masinat panna vastu lammas. Ei saa niite niimoodi, et ütleme, et karvad ja tee kuskil nii, et ma ei julge vastu panna, äkki läheb sisse, ma niiden nii kõrgelt. Ja see ongi, et te ei jõuagi selle... Rikub pilla ära ja... Ühedana, et te ei jõua, te ei suuda seda masinat kogu aeg täpselt ühel kõrgusel hoida. Sellised asjad ka. See on kõige suurem viga. Masin peab olema vastu lammast, tera. Siis saab niita. Mis nurk on ka tähtis? Nii, ja nurk on tähtis. Nurk on sellepärast tähtis, kui te niidate niimoodi, niidate sisse. Nii, kogu aeg peab olema nurga all masin. Pigem sisse lükata? Niimoodi nurga all. Kogu aeg peab olema masin nurga all. Loogist nagu teistpidi oleks? Ei. Siis sa niidad üles. Ma pärast näitan selle täpselt seda, see on ka nüüd inimestel viga, kui te nüüd niidate, läheb mööda lammast, on ju. Nii, viimane lõpp, tõstate masin üles. Jälle niidate, viimane lõpp jälle üles. Nii, ja siis ühesõnaga ei tohi niimoodi teha, et pärast lõpp üles, pead lõpetama niimoodi. Sellepärast, et kõik see, mis üles tõmmata, et ei hakata pärast sealt võtma, siis kuskil sellised villatükid tuleb. Vill viskab prügimäel. Jah, ja nagu öeldakse, selle villaga ei ole teha mitte mäed. Ja siis veel üks viga, te niidate ja siis niidate, äkki ühes kohas käsi vääratab, on ju, jääb selline villakoht või niimoodi. Jah, et läks natukene kõrgelt, on ju ka. Oi, ma lükkan selle üle. Ja see on jälle suurim viga. Oma aeg, esiteks. Ja see vill, mis te siis selle lükkimisel nüüd lõpuks saate, on nii pikk kuskil. Ja see läheb raisku. Lihtsalt kaob kusagile. Et jätab külgi. Jah. Et ei maksa karta ja ei maksa neid, pärast näete, ma niitin 11 tükki ära, on ju ka. On igasugused, ikka juhtub, läheb natukene, läheb nahka ära, on ju ka. Ei ole mõtet sinna hakata ravima. Ja kui te augustikuus niidate või sellisel halval kuul sügisel, vot siis on küll ükskõik, mis täke tuleb. Ükskõik kui väike ravi või need lasete see pudeliga, mis on, et kohe peale ka. Et lähevad hulluks ka. Ja pärast seda aav ravima hakata, see suurt aav, see võtab aega juba. Et sellised asjad ka. See on augustikuu asi, aga talvel laska ka minna käed. Ühesõnaga, esimene asi, kui ostad uue masina, see on nüüd soovitus. See ei ole käsk. Võtate ära selle juhtme, originaaljuhtme ja panete teise juhtme kohe taha. Sellise juhtme, mis ei lähe tera vahele. Originaaljuhe läheb tera vahele. Ja panete taha, jälle kummikaabel, olgu. Need originaal, need on sellest plastvassist, millest nad on. Ja nad lähevad jäigaks lõpuks. Ta on täitsa jäik lõpuks teil. Ja läheb tera vahele. Sellest rasvast ja värgist. Läbi ma olen niitanud, sellepärast maksingi vahetame, sest ma olen niidu ajal juhtmed läbi lõikanud näiteks. Aga see läks nii kiiresti läbi, et korgiti isegi läbi. See peab olema alla millisekund siis. Jah, et selline asi, et see on jälle selline, et siis ei ole teil niidu ajal vaadata seda juhe, et see jälle sul kuskil ette ei jää. Jälle üks juhe. Jah, selline asi. Jah, ja lähme niitma.